tere ilusat teisipäeva, lemmikpäev nädalas, ausalt. Meil on nii vahvad külalised ja täna ma mõtlesin, et võiks kutsuda külla rääkima naisterahva Karini, kes on Canva ekspert ja kasutab siis Canvat, koolitab inimesi sellel teemal. meil läks enne nii põnevaks siin jutuajamine, et kuidas üldse tee leidis Canvani ja ma lasen tal sellest ise rääkida. Ja täna Karin näitab sellist asja, kuidas teha countdown taimerit, et näiteks hetkel ka, kui meil algas siin see live, siis sa nägid, et need numbrid jooksid, et seda on nii kihvt kasutada, sellepärast tekitab juba meeleolu inimestel. et vaatame, kuidas ta siis Canva kodeeri abil teha. ja Kaari meid tervitab, ütleb tere hommikust, minu lemmikteema Canva. No siis on küll väga hästi. tere tulemast, Karin. No nii, tere kõigile minu poolt ka ja aitäh, Triin, sulle nii armsa sissejuhatuse eest. Ja ma tegelikult küsingi, Karin, täpselt, et kuidas sa leidsid tee Canvani? Minu Canva tee sai tegelikult alguse juba päris palju aastaid tagasi, umbes 6 aastat saab juba sügisel. Ja algselt ma tegelikult kasutasin Canvat nii-öelda oma põhitöö nii-öelda kõrvalt või lisana, et ma tol hetkel töötasin personalijuhina ehk et värbasin ja koolitasin inimesi ja siis oma töö jaoks kasutasin Canvat ja natukene tegin ka sellist lisa nii-öelda sissetulekut digitaalsete toodete näol ja neid ka siis Canvas kujundasin ehk et üsna sellist väikest osa ainult Canvast kasutasin ja siis, kui ütleme nii, et oskused juba kasvasid ja huvi Canva vastu ka tegelikult kasvas ja see Canva ise ka arenes hästi-hästi palju ja hästi kiiresti, et see 6 aasta tagune Canva võrreldes sellega, mis ta praegu on tegelikult ka väga palju uhkem ja ägedam ja väga palju rohkem ägedaid funktsioone. Ehk et siis paar aastat tagasi, kui ma hakkasin enda jaoks otsima võimalust teha asukohavaba tööd, et siis ma mõtlesin, et äkki ma saan sellest Canvast teha endale sellise põhitöökoha, et ma olin teda aastate jooksul päris niimoodi süvitsi juba tundma õppinud ja hakkasin ennast siis teadlikult koolitama just päris Canva eksperte nii-öelda nende õpetusi, ostsin erinevaid rahvusvahelisi koolitusi, läbisin neid ehk et koolitasin ennast ja just siis selle eesmärgiga, et ühel hetkel teha sellest omale põhitöö. Ja nüüd siis tegelikult umbes 1,5 aastat see ongi olnud minu peamine sissetulekuallikas ehk et ma siis teen läbi veebi selliseid veebikoolitusi ja õpetan just siis erinevaid Canva funktsioone kasutama. Et selline nii-öelda kõrvalhobist või sellisest lisasissetulekust on saanud tänaseks siis minu põhitöö. Nii inspireeriv, et kohe sa vaatasid, et mulle meeldib see, kuidas ma saaksin seda enda jaoks panna tööle veel enam. Just, ja. Kadi tervitab meid, ütleb, et nii tore sind siin näha, Karin. Oi ja tervitused Kadile ka. Kadi on mulle väga armas inimene, sest Kadi oli minu esimene assistent, kes ka minuga seda Canva teekonda on kaasa teinud ja üheskoos minuga õppinud, nii et tervitused sulle, Kadi. Nii et täna asume siis asja kallale ja vaatame, kuidas ta siis countdown taimerit teha Canvas. Ja, aga lähme asja kallale ja lähme tegelikult kohe ka praktiliseks, nagu enamasti minu koolitused kõik on, et mitte väga palju sellist teoreetilist juttu, vaid asume asja kallale, jagan teiega oma Canva esilehte ja kõigepealt ma näitan siis, kuidas üldse selle nii-öelda tehisintellekti osa juurde jõuda, et Canva on nüüd natukene muutunud. Siin aprilli alguses oli selline suurem muudatus jälle, kus Canva tõi välja väga palju uusi ägedaid funktsioone ja selline põhifookus võib-olla praegu ongi Canval hästi palju just tehisintellekti poole ja et seda osa ka Canvas arendada. Ja kuna mina õpetan Canvat eesti keeles, et see on minu selline väikene missioon,
et ka need inimesed, kes võib-olla ei tunne ennast inglise keeles väga tugevalt ja võib-olla kardavad natukene selliseid võõrkeelseid programme, et nemad ka saaksid õppida kujundama ja näha, et tegelikult see on väga lihtne ja intuitiivne just see Canva kujundamise programm. Ehk et minul on siin eestikeelne Canva ja mis mind praegu hästi-hästi rõõmustab, ongi just see, et Canva järjest enam tõlgib ka seda sisu poolt eesti keelde, et tõepoolest enamus funktsioone toimivad kenasti ka eesti keeles. Võib-olla mõni asi annab natukene parema tulemuse kui inglise keeles küsida, aga nagu ma ütlesin, järjest enam areneb. Aga see uus tehisintellekti osa ehk et mille kaudu me täna siis kujundada saame, see asub siin Canva tehisintellekti nupu all. Siia pääseb tegelikult kahte pidi ligi, ehk et siinsamas Canva tehisintellekt siin nupu peal vajutades avaneb siis siin 3 sellist lisanupukest, ehk et siin on võimalik siis genereerida või luua tehisintellekti abil pilte, fotosid, mis on siis vana Streamlabi nupp, kui keegi teab, on nii-öelda Canva ka juba süvitsi rohkem kasutanud, siis sa saad kasutada sellist dokumendi kirjutamise formaati, ehk et see on siis Magic Write'i nii-öelda nupp on siin selle nupu taga, ehk et aitab sul siis genereerida tekste tehisintellekt. Ja see 3. ongi see kodeerija nupp, ehk et Canva kirjutab sulle ka koodi ja see on täiesti uus funktsioon. Ehk et ta suudab tõepoolest valmis luua või siis kirjutada koodi abil selliseid lisavidinaid, interaktiivseid vidinaid, mis siis aitavad kas sinu esitlusi ägedamaks muuta. Selle abil on võimalik luua igasuguseid erinevaid interaktiivseid elemente, kalkulaatoreid, eks ju, neid samu taimereid, erinevaid mänge, selliseid hariduslikke, erinevaid viktoriine, vorme, ma ei tea, kaarte, näiteks mingi marsruudi jaoks, sul tulevad sõbrad külla, sa tahad neile kokku panna sellise, ma ei tea, Tallinna teemalise mingite vaatamisväärsuste nupu või sellise kaardi ja saad sellest nii-öelda teha neile näiteks siis sellise veebisaidina avaldada ja nad saavad siis käia selle kaardi järgi kõik sellised ägedad vaatamisväärsused läbi, näiteks üks võimalus, kuidas kasutada, eks ju. Ja teine nupukene, kust siia siis ligi pääseb, on siin vasakul pool menüüs, ehk et siin on ka siis seesama Canva tehisintellekt ja ta toob täpselt sama koha peale. 2 võimalust ja siseneda. Ja täna me vaatame siis just nimelt seda taimeri loomist. Kui sa oled siia Canva tehisintellekti nupu alla tulnud, siis siin ta pakub ka siia kodeeri mulle nupule vajutades läheb ta siis konkreetselt siia kodeerija alla ja siin tegelikult on mõned sellised valmis nii-öelda promptid või siis käsklused, mille abil luua ka näitena olemas, eks ju, siin saabki siis erinevaid hinnakalkulaatoreid, erinevaid ajajooni, eks ju, interaktiivsed menüüd on siin, erinevad mängud, seesama taimer, miks mitte sünnipäevakaart, eks ju, ja nii edasi ja nii edasi. Ja mina, kui ma nüüd alustasin seda taimeri nii-öelda loomist, et mina tegelikult koodi kirjutada absoluutselt ei oska, mul pole õrna aimu, kuidas see käib ja tegelikult seda ei ole vaja ka, et Canva juhendab sind väga hästi, sa pead talle lihtsalt ütlema, mida sa soovid, et ta sulle siis looks ja täna siis me soovime, et ta looks meile sellise taimeri. Ja ma alustasin niimoodi, et ma lihtsalt vajutasin siia peale ja siis ta annab sulle sellise näidis nii-öelda prompti, eks ju. Noh, siin selle abil ta pakub siin sellist meditatsiooni taimerit, eks ju, ja tahab siis sellise esialgse sulle valmis teha ja hiljem siis küsida küsimusi juurde, eks ju. See on üks võimalus, kust alustada, et proovida, et kuidas ta siis toimib ja töötab. Aga mina tegin selle teekonna läbi ja siis tegelikult leidsin sellise üsna lihtsa prompti, kuidas ta sellise mõnusa minimalistliku taimeri siis valmis teed. Kuna see kodeerimine võtab päris mitu minutit, kuni ta seda koodi kirjutab, siis ma ei hakka siit seda läbi tegema, et siis me lihtsalt ootame ja vaatame, kuidas ta kodeerib, eks ju. Ehk et ma näitan
siis seda, mida ta mulle valmis tegi ja millise prompti abil ma selle sain, ehk et kellel on soovi, võib sedasama prompti kasutada, muuta seal ära siis võib-olla enda jaoks mingid olulised asjad, näiteks sa saad sedasama taimerit ka siis oma brändi värvidesse lasta genereerida ja oma brändi fontidega, ehk et täpselt sellise, nagu sa soovid. Ja kõik need sinu promptid tulevad siis siia vasakule poole menüüsse, see väikene lisamenüü, mis siin kõrval on. Siin on siis need sinu erinevad nii-öelda vestlused, see on nagu sa räägiks ChatGPT-ga või mõne teise tehisintellektiga, ehk et siin on nad kenasti olemas, sa saad siia alati tagasi tulla ja neid edasi siis veel nii-öelda lasta tal kas midagi juurde panna, midagi ära võtta. Aga siin on siis see minu nii-öelda taimeri loomise prompt, see oli selline hästi lihtne, ma kirjutasin, et loo mulle minimalistlik 10-minutiline countdown taimer. Numbri formaat on siis selline, eks ju, ja teen nii, et siia numbrile peale klikkides oleks aeg muudetav. Et kui ma soovin panna 5 minutit, siis ma saan muuta selleks 5 minutiks. Kui ma tahan ainult 1 minutit, siis ma saan ka 1 minutiks, eks ju. Lisa taimeri lõppu viimasele 5 sekundile helisignaal, mis näitab, et aeg saab läbi. Siis lisatekstina alustame peagi sinna juurde, eks ju, ja ikoonina lihtsalt play ja paus nupp, ehk et kust siis saab seda käima panna. Ja kasuta värvitoonidena siis ja panin siia siis oma brändi nii-öelda värvikoodi, mida ma soovin, et ta siis taustana kasutaks, ja fondina siis prompti, ehk et andsin talle siis sellise hästi lihtsa ja konkreetse nii-öelda prompti. Ja millegipärast ta siin hakkas minuga vastu rääkima inglise keeles, kuigi siin erinevaid prompte, kui ma katsetasin, siis ta vestles minuga eesti keeles, aga siin ta hakkas siis inglise keeles, aga ta saab kenasti sellest eestikeelsest promptist aru. Proovisin mõlemat pidi, ei tulnud, ma ei saaks öelda, et inglisekeelne tuli parem, et ma sain ka eestikeelse promptiga täpselt sellise, nagu ma soovisin. Ja siis ta loob sulle sellesama prompti abil ja hakkab sulle siis näitama neid versioone. Ja nüüd ma lähen siia versioon 1 peale ja näitan siis, milline see tuli, eks ju. Kui sa paned ta genereerima selle prompti abil, siis ta siin paremal aknas hakkabki seda koodi kirjutama, lihtsalt koodi nii-öelda read jooksevad. Ja kui see on valmis, siis ongi siin selline see taimer olemas, eks ju. Ja kui sulle nüüd siin midagi ei meeldi, siis sa saad siin nii-öelda kõrval seda vestlust temaga jätkata. Ehk et mina siis kirjutasin talle, et muuda seda tekstifonti natukene suuremaks ja lisataimeri lõppu ka selline väike helisound, eks ju, et oleks siis nagu aru saada, et aeg sai läbi ja andsin talle siis nii-öelda lisa sellise käskluse siia. Ja nüüd ta tegi siis oma töö, siin ta annab kenasti teada ka, et mida ta kuhu, mismoodi muutis, et selle teksti suuremaks ja pani siis selle helisoundi. Ja nüüd andis ta siis sellise versiooni number 2, ehk et on siis tekst natukene suurem, numbrid muutis natukene suuremaks ja on siis kenasti nii-öelda minu brändi värvidesse. Ja kui ma nüüd vajutan siia play peale, siis hakkab see taimer kenasti tööle. Ja kui ma lähen siia numbrite peale, siis ta laseb mul seda ka siin siis kenasti muuta, et kui ma nüüd panen siia näiteks ainult 10 sekundit, siis ta loeb mulle need 10 sekundit tagasi ja viimased 5 sekundit teeb siis sellist helisignaali, vist heli. Ja siia lõppu sellise nii-öelda väikese soundi ka. Ehk et toimib kenasti, eks ju, nagu ma ütlesin, saab täpselt selliseks kujundada, nagu siis endal vaja. Mina tahtsin just sellist hästi minimalistlikku. Ja siin ta siis ongi sellisel valmis kujul ja nüüd, et sa saaksid seda siis kujunduses kasutada, siin üleval paremal nupukene ongi kasuta kujunduses. Erinevaid variante pakub, kas veebisaidile, esitlusele, dokumendile, tahvli peale, et kuhu sa soovid panna. Ma võtan siit praegu selle esitluse variandi ja ta paneb siis automaatselt selle siia esitluse peale, eks ju, ja sa saad siin teda siis täpselt nii suureks ja väikseks, täpselt selliseks, nagu sa soovid. Saad teda siin siis nii-öelda
muuta suurust. Siin nüüd enam värve ega numbreid ega midagi muuta ei saa, eks ju, et kui sa soovid teda nii-öelda teistsugust taustavärvi või midagi, siis seda sa pead seal prompti juures nii-öelda siis talle andma käsklusena need värvikoodid või kui sul ei ole konkreetseid värvikoode, siis sa võid ka öelda lihtsalt, tee mulle palun sinisel taustal ja valgete numbritega või mustade numbritega, eks ju. Ehk et niimoodi saad sa kasutada teda siis kujundusel, saad siis näiteks sellesama Zoomi webinari ette või kuskile, kuhu siis vaja seda taimerit kasutada on, võib-olla mõne esitluse peal, võib-olla mingid ülesanded, eks ju, mida on vaja siis teha või võib-olla näiteks valge tahvli peal, kui mingid ajurünnakut koos tiimiga teha, et siis panna käima. Muidugi Canval on siin ka endal siis selline väike taimer, eks ju, mida saab ka kasutada, aga seda ei saa siis lisada kuskile nii-öelda väljaspoole nii-öelda Canvat ehk et siis näiteks kodulehele. Et ma proovisin läbi teha ka selle, kuidas kodulehele seda lisada, et kui saad mõnda vormi või midagi, võib-olla mõne interaktiivse kaardi, et näiteks kuidas minu poodi üles leida või ma ei tea, kus kohas parkida saab või mida iganes, eks ju, et millise vidina sa siis ise lased tal valmis genereerida, siis need jagamise variandid on siit jagamise nupu alt ja jagada sa saad siis tegelikult erineval viisil, eks ju, sa saad kopeerida selle lingi ja jagada nagu ikka näiteks sõpradele, kui sa koostad neile siis mingi sellise võib-olla jalgsituuri näiteks linnas, eks ju, siis sa saad avaliku vaatamislingi luua, siis sa saad teda veebisaidina jagada, eks ju, taimerit võib-olla veebisaidina, eks ju, ei ole pointi, aga kui sa midagi muud lood, eks ju, selle Canva kodeerijaga, et siis need on need võimalused. Ja siis on ka manustamise ehk embeedi nupp siin olemas, ehk et selle kaudu sa saad teda siis oma kodulehele panna, eks ju. Ja siin on siis kaks erinevat viisi, kuna minu enda koduleht on ka Canvas loodud, siis mina kopeerisin siit kenasti selle koodi ja lihtsalt panin selle lingina või manustasin siis oma kodulehele ja toimis väga kenasti. Siin on ka siis see HTML-i kood, et võib siis proovida, et kellel, kuhu see kumb kood paremini toimib, et siin on need toetatud platvormid ka välja toodud, et selle kaudu saab siis vaadata, et see on siis üks võimalus, kuidas seda kasutada või nii-öelda jagada. Ja sa saad siis panna seda erinevatele kujundustele, näiteks kui sa, ma ei tea, võib-olla sotsiaalmeedia jaoks, kuigi näiteks Instagrami, kui ma siit võtan nüüd Instagrami story näiteks, story'l on olemas ka endal võimalus, eks ju, countdown panna, et selle jaoks ei ole siit Canvast seda mõistlik hakata külge panema, aga see on täpselt sama lihtne, et ükskõik kas siis kopeerides ja lihtsalt siia kleepides, eks ju, ehk et siis erinevad formaadid, et siin on esitluse formaat, siin on siis juba sotsiaalmeedia ehk et siis Instagram story formaat või siis lihtsalt lohistades kinni võtta ja lohistades siia teise kujunduse peale saab ka teda nii-öelda liigutada siis ühe lehe pealt teise lehe peale. Et selline võimalus, ehk et see on siis selline numbrite nii-öelda tagasilugemise variant. Ja teine variant võib-olla, mida siis kasutada näiteks, ma ei tea, kodulehel, et näiteks mõne toote launchini on nii ja nii mitu päeva, tundi aega, eks ju, siis teine variant on selline, nii kirjutasin siia promptina loo minimalistlik countdown timer kuni 10. juuni kella 12-ni, kus näitad siis mitu päeva, tundi, minutit, sekundit on jäänud ja jällegi andsin talle siis oma nii-öelda värvid ja mida ta siis mulle lõi, oli siis selline lihtne, eks ju. Ehk et hakkab sulle lugema siis neid päevi, tunde ja minuteid selle ajani, mis sa talle siis annad ja seda täpselt samamoodi saad siis kasutada, kus sul parasjagu vaja on. Et selline hästi lihtsa promptiga ta tegelikult teeb selle töö ära ja saad alati siis juurde talle
chatis nii-öelda juhiseid anda, kuidas seda suunata ja selleks, et see chat tuleks sul siin nähtavale, eks ju, kui sa oled siin prompti juures, siis siin 3 triibu pealt vajutades avaneb siis see kodeerija chat, et pead olema siin kodeerija all ja siis saad siin chatis oma erinevate promptide vahel liikuda. Nii, et selline lühike ja kiire siis tutvustus, kuidas endale hästi lihtsalt tegelikult sellist taimerit luua. Karin, lühike, aga väga kiire ja veel väga õpetlik. Näiteks mina ei teadnud seda, et ma saan üldse lohistada järgmisele kujundusele samas failis, nii et mina sain siit küll nippe. Ja. Ma korra küsin, et kas seda Canva kodeerijat saab kasutada ka tasuta versiooniga, et see on kõigile või peab olema see tasuline pakett? See on tasuta ka, nagu Canva tehisintellekti nende erinevate funktsioonide puhul, nii sellesama pildi genereerija kui ka teksti kirjutamise ja ka selle kodeerija puhul siis on nii, et tasuta versioonil on lihtsalt vähem võimalusi, et sul on antud mingi, ma täpselt ei tea, selle pildi loomise puhul oli 20 kasutuskorda ja võib-olla siis on ka kodeerijal, et ma ei ole seda kuskilt leidnud, et mitu korda sa saad kasutada, aga sa saad proovida selle teatud arv kordi tasuta versiooniga ka ja kui need korrad on sul ära kasutatud, et siis tuleb tasulisele plaanile üle minna, aga sul on see võimalus nii-öelda proovida seda funktsiooni, et toimib tasuta kontoga ka kenasti. Nii vahva. Kristi ütleb, et eile proovisin teha Smart-Taflile interaktiivset mängu. Ja, et mängude puhul ka just päris palju õpetajad kasutavad erinevate viktoriinide näiteks loomiseks või erinevate selliste icebreakerite tegemiseks, miks mitte, eks ju, et enne koosolekut selline äge mingi ühine mäng läbi teha või üksteist tundma õppida mõnel sellisel üritusel, kus on võõrad inimesed koos, eks ju, et natukene seda jääd murda, et kõik sellised asjad ja ma olen ise ka näinud päris ägedaid, mida kooliõpilased ise ka teevad just iseenda huvidest lähtuvalt siis ja õpetajad ka on päris palju just tegelikult välismaal, et siin Eestis võib-olla natukene vähem, et kuna ta alles siin kevadel välja tuli, siis kevadel on õpetajatel väga palju muud teha, kui Canvas võib-olla siis nii-öelda ringi surfata või õppida, et on pigem selline eksamite ja kooli lõpuaeg, aga ma usun, et sügisel kindlasti Eestis ka õpetajad võtavad ka selle jällegi rohkem kasutusele, et tegelikult Canvas endas on ka siin viktoriinid ja sellised küsitluse vormid ka olemas, mida ka saab kasutada, aga just see, et sa saad täiesti nullist just selle teemaga omale siis sellise ägeda mängu interaktiivse õpilastele koostada, et see on väga äge võimalus tõesti. Nüüd mul tuli nii oma mõte, me teeme perega suviti restorani ja mõtlesin, et võiks teha viktoriini selle Canva kodeerija abiga praegu. Ja, et miks mitte just sellised ägedad ja näiteks mina ise proovisin siin, ta pakub ka sellist sünnipäevakaarti, et sa saadki lasta tal luua täpselt sellise, just nagu sa soovid, eks ju, anda talle siis selle info, kellele sa seda kaarti teed, paneb sinna erinevad konfetid, eks ju, sellised ägedad, vajutab peale ja siis see kaart hakkab nii-öelda tööle, et selline äge võimalus, mida proovida ja tõesti isegi, kui sul ei ole mitte mingisugust aimu selle kodeerimisest või koodi kirjutamisest, siis ta väga kenasti nii-öelda laseb ennast juhendada ja saab ka temalt nõu küsida, eks ju, et paku mulle erinevaid variante või kas nii või naa, eks ju. Et päris äge chat tekkis meil omavahel ka selle kodeerijaga, et kuna mina tõesti ise kodeerida või koodi kirjutada ei oska, siis need algsed esimesed tulemused võib-olla ei pruugi kõige ägedamad olla. Ja üks asi veel, mida ma siis avastasin, kui ma siin niimoodi siin erinevaid variante ja versioone proovisin, oli see, et see kodeerija kasutab Google fonte, mitte Canva fonte. Ehk et kui sa hakkad teda mingit vidinat endale looma, et siis sa enne võiksid vaadata, kas see on Google'i font, et kui see on näiteks Canva font,
siis ta muidugi ütleb sulle, et see ei ole Google'i fond ja ta ei saa seda kasutada ja pakub sulle siis selliseid alternatiive juurde, aga see oli natukene selline üllatav, et ma pigem oleks arvanud, et ta kasutab just Canva fonte, eks ju, aga ta kasutab jah Google'i fonte, et minu enda nii-öelda ettevõtte fond on küll õnneks olemas ja mina saan seda kenasti kasutada, aga see on võib-olla üks selline nii-öelda üllatus, mis mul siis töö käigus siin selgus ja teine ka on selline, et kui ta hakkab selliseid interaktiivseid nii-öelda elemente või pilte siia sulle selle vidina sisse nii-öelda genereerima, et siis mõned elemendid võivad olla sellised natukene veidrad või võib-olla mitte kõige õnnestunumad. et siis selle puhul aitas see nipp, kui ma palusin tal kasutada siis ikoone või siis emojisid ja siis ta asendas need elemendid emotsidega ja siis tuli see nii-öelda tulemus oluliselt parem kui nende piltidega. võib-olla siin on ka küsimus selles, et ma ei oska nii hästi küsida, et kuna nii-öelda koodi kirjutamise oskus puudub, et siis ei oska talle võib-olla nii täpselt käsklusi anda, aga nagu ma ütlesin, et temaga niimoodi suhelda oli päris tore ja ta ise ka pakub erinevaid variante, et lõpptulemus sai tegelikult täpselt selline, nagu ma soovisin, just seda taimerit siis silmas pidades. nii kihvt. aitäh, Karin, et sa tulid ja kohe näha, et tegu on Canva eksperdiga, räägib pikalt ajalt meile, mida veel saab see Canva meile tegelikult pakkuda, nii et me peame kindlasti tegema ühe kordusampsu mingil muul teemal või minna sinna veel ja suviti, sest nii palju asju on. ja täna on eesmärk täidetud, Karin, sellepärast et nii Külli, Ingrid kui Reelik ütlesid, et ei ole varem kuulnudki ja nüüd on avastamist küllaga. ja tõesti soovitan julgelt proovida, et mitte midagi juhtuda ei saa, et küsi täpselt seda, mida sa tunned, et sa vajad. ja ma võin siia nii-öelda chati selle alla kirjutada ka selle enda prompti, et kui keegi soovib selle järgi proovida omale seda taimerit luua, lisada siis sinna enda värvitoonid või fondid, eks ju, et siis võib julgelt seda kasutada ja siis juba edasi hakata nii-öelda endale kohandama seda taimerit. jah, ma panin Karini lingid ka siia kommentaaridesse, et kust saab kursis olla tema tegemistega ja koolitustega. aitäh, Karin, et sa võtsid täna aega ja aitäh, kes sa tulid meid kuulama ja kindlasti, kui sa järele kuulad, siis ütle ka, tervita meid. aitäh ja peatse kohtumiseni juba järgmisel nädalal siinsamas grupis kell 10. aitäh. aitäh ja ilusat päeva kõikidele.